Austatud külalised ja head konverentsil osalejad. Ühtsus ja mitmekesisus tunduvad esmapilgul vastanditena. Ometi on need kaks justkui eri suundades kulgevat protsessi läbi aegade olnud lõimumispoliitika keskmes. Ja seetõttu on konverentsi teemapüstitus igati asjakohane, sest püüab pakkuda välja lahendusi, mis aitavad meil, demokraatlikel riikidel, püsida ühtse ja tugevana. Eestil on pikaajaline kogemus lõimumispoliitika kujundamisel. See on kujunenud ajalooliste, geopoliitiliste ja sotsiaalsete väljakutsete pingeväljas. Juba 1990. aastate algusest oleme teinud järjepidevaid pingutusi, et kujundada sidusat ja kaasavat ühiskonnakorraldust, kus eri keele ja kultuuritaustaga inimesed tunneksid ennast osana Eesti riigist. Pärast taasiseseisvumist tuli Eestil lahendada küsimusi, kuidas lõimida suur vene keelt kõnelev elanikkond, mis moodustas ligi kolmandiku meie riigi elanikkonnast, Eesti ühiskonda. Ja 2025. aasta jooksul on lõimumispoliitika elluviijatele seetõttu eriline, et sellel aastal möödub 25 aastat esimese Eesti lõimumisprogrammi heakskiitmisest Eesti Vabariigi valitsuse poolt. Täna viime me ellu juba arvult 4. lõimumiskava, mis keskendub eesti keelest erineva emakeelega elanike kaasatusele, keeleõppele ja ühtekuuluvustunde loomisele. Meie eesmärk on kujundada seeläbi sidus ja stabiilne ühiskond, kus kõik inimesed, sõltumata etnilisest taustast, jagavad demokraatlikke väärtusi ja tunnevad ühtekuuluvust meie riigiga. Viimastel aastatel on fookuses olnud ka uussisserändajate, sealhulgas Ukraina sõjapõgenike lõimumine. Siin vajame eriti kohaliku tasandi kogukondlikku tuge, sest lõimumine ei ole ainult keeleõpe või töökoht. See on emotsionaalne ja sotsiaalne protsess, mis loob turvatunde, enesekindluse ja usalduse ühiskonna vastu. Lisaks on see ühiskondlik kokkulepe, mis vajab nii riigi, kohalike omavalitsuste, kogukondade, tööandjate, koolide ja iga kodaniku poolset panust ja tuge. Lõimumisvaldkonna arengut on jälgitud läbi veerand sajandi 9 monitooringu abil, mis on andnud meile väga väärtuslikku teavet poliitika kujundamisest. Lõimumise võtmetegurid, mida uuringud esile tõstavad, on eesti keele oskus, kontaktid eri rahvuste vahel, riigi identiteet ja võrdne kohtlemine. Ühtse riigina aitavad meil püsida tugev kodanikuühiskond, avatud dialoog, hea ja kättesaadav haridus, meediakirjaoskus ning eelkõige kuuluvustunne. Ja see on väga tähtis. Tunne, et sind nähakse, kuulatakse, väärtustatakse. See sünnib läbi usalduse, osaluse ja ühiste kogemuste, läbi olemasolevate võimaluste ise panustada riigi arengusse. Kuuluvustunne aitab meil toime tulla kriisidega, valeinfoga, välismõjudega ning lisaks hoida ka ühist väärtusruumi. Jah, kuuluvustunne on võimas ühiskonda liitev jõud. Oluline julgeolekuelement, arvestades meie riigi geopoliitilist asukohta ja väga mitmekesist rahvastikku. Stabiilne ja tasakaalus ühiskond ja ühine väärtusruum loovad keskkonna, kus poliitiline polariseerumine ei muutu destruktiivseks, on vähem haavatav välismõjudele, valeinfole ja radikaliseerumisele. Maailmas, kus inimesi sageli lahutavad erinevad hoiakud ja väärtused, on dialoog ja inimlik mõõde lahenduste leidmises olulisem kui kunagi varem. Meie igapäevased otsused, see, kuidas me suhtleme, kuidas ja keda me kuulame, milliseid väärtusi me edendame, loovad ühiskonnale väga vajaliku moraalse kompassi. Ühtsus ei tähenda tasalülitavat ühtlustamist, vaid ühist suunda. Tasakaalu otsingul peame me meeles pidama, et demokraatia ei ela ainult parlamendis. See elab meie kodudes, töökohtades, tänavatel ja meie südames. Head kuulajad, ühtsus ja mitmekesisus, need ei ole vastandid.
Need on kaks tiiba, millel püsib demokraatia. Siinkohal tsiteerin Eesti Vabariigi presidenti Toomas Hendrik Ilvest, kes ütles: just demokraatia on kriisides üks esimesi ohvreid. Demokraatia kannatab neis oludes eeskätt populismi tõttu. Me teame maailma ja Euroopa 20. sajandi ajaloost liigagi hästi, mis juhtub siis, kui kaine mõistus kaob ja kui populismi surve viib mõistuse. Ühiskonna tugevus peitub võimes kaasata, mitte tõrjuda. Lõimumisvaldkonna õppetunnid, nagu kultuuride vaheline dialoog, keeleõpe, kogukondlikud algatused, on rakendatavad laiemalt, sest tugevdavad demokraatlikke väärtusi ja ühiskonna vastupanuvõimet. Lõimumine vajab võimalusi ja ka ruumi inimlikuks kontaktiks. Seetõttu on minu kindel veendumus, et kultuuri roll lõimumisel on asendamatu. Ühistegevused nagu sport, kultuurisündmused ja kogukondlikud ettevõtmised toetavad lõimumist kõige tõhusamalt, sest need loovad inimeste vahel loomulikku suhtlust ja usaldust. Ma tänan südamest kõiki konverentsi korraldajaid, kõiki külalisi, kõiki osavõtjaid ja soovin teile südamest ja siiralt huvitavaid arutelusid ja häid mõtteid targalt tasakaalustatud tuleviku loomiseks. Aitäh teile ja kena päeva!